käima ei lähe ning mees pole kodus ja naabrimees enam kõnedele ei vasta. Mul on paar head nippi, mida me naised ise saaksime kodus ära teha. Kõigepealt korjasin kokku tööriistad garaažist, mis mul võiks vaja minna. On õli, universaalne vaht, puhastusvahend ja kõige tähtsam tulekustuti. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda, kui naised ja tehnika kokku lähevad. Nii, panen siis kindlad kätte, et ma oma käsi ära määriks. Kõigepealt vaatame siis õli. Ükski mootor ei tööta ilma õlita. Nii, õlimärgi tunneb väga hästi siit ära, on peale kirjutatud oil, on õlimärk kannuga, keerame selle lahti. Nii, puhastame selle ära. Õli peaks olema nende kahe täpi vahel. Õli on ideaalses korras. Õli on olemas. Nii, selles ei ole viga. Teiseks, unustame tihti bensiini panna. Vaatame, kas bensiini on olemas. Nii. Kui õli ja bensiin on olemas, siis järgmiseks võime suretuspidurit kontrollida. Et kui see väga hästi ei toimi, siis võib ka olla selle viga, et mootor tööle ei lähe. Mul on olemas selline universaalne õli. Laseme siia trossi vahele, et hakkaks käima. Panen igaks juhuks veel natuke. Nii. Ja üks koht on veel, kuhu tasub seda lasta. On siin all ääres. Näete, tross läheb see sisse. Laseme siia vahele. Liigutad seda natuke. Laseme veel natuke. Voilà. Peale seda, kui me oleme kontrollinud õli ja bensiini olemasolu, õlitanud piduritrossi ära, proovime käivitada. Pumpame bensiini. Tõmbame veel igaks ühe korra. Ei toimi. Nüüd võib olla üks tüüp viga, et küünal ei anna mootorile sädet. Iga mootor vajab sädet, selle jaoks on küünal olemas. Küünal asub mootori ees, tunneb selle nurga järgi ära. Tõmbame selle kapsli pealt. Nii, see on küünal. Et küünalt lahti saada, on meil vaja küünlavõtit suurusega 21 mm. Keerame. Keerame küünla maha ja vaatame, mis seisus küünal on. Et kui küünal läigib, järelikult on märg. Puhastame küünla break-cleaneriga. Liigsest õlist ära kuivatame. Igaks juhuks natuke veel. Nii, nüüd kontrollime seda küünla vahet. See ei tohi olla liiga suur ega liiga väike. Peab olema parajalt. Mul on olemas selline lehtkaliiber. Küünla vahe peaks olema umbes millimeeter. Nii mulle vähemalt mees kunagi ütles. Aga kuna mul ei ole siin, mul on see väga halvas korras. Kui teil on paremas korras, kasutage seda. Mina kasutan tavalist pangakaarti. Paneme selle siia vahele. See on päris suur vahe siin. Teeme selle natuke väiksemaks. Koputame peale. Vaatan, proovime uuesti. Näe, läheb väga ilusasti. Ei ole liiga õrnalt ega liiga tugevalt. Paneme küünla tagasi. Keerame natuke peale. Ärge väga tugevalt keerake. Kasutage ainult pool oma jõust. Nii, proovime nüüd. Pumpame bensiini.
ja proovime uuesti käivitada. Saime niiduki korda kõigest 3 minutiga. Mul on veel mõned nipid, mida ma saaksin teiega jagada. Aga mis väga tähtis asi, pange tööriistad sinna, kus te võtsite, et ei tekiks suuremat probleemi.